siin Mõnu talus, kus on selle aasta Pjoto viimne esinemine Kihnumaal välja kuulutud ning mina räägi Niidu Katriniga, kes on Kihnumaad juba üsna kaua eest vedan, et palju aastu te tegutsen olete? Oleneb kust võtta, kui mõtelda seda aega, kui Kairametsa Siina veel meite ees oli ning siis tuleb juba asi 70-ga. Ning kui kaua seal oled seda eest vedan? No mina ütleme peale Siina surma hakkasin mina alguses 65. aasta, kui mina tuli Kihnu, siis mina laulsi ja tantsisi rõõmuga nende vanade naistega ja Kihnu-Ruhnu mängudel ja ka siis folkloori. Me käisime Kairametsa Siina juures proovidel ja siis me üritasime oma nimeks hoida Kihnu Leelu, kuni siis Ingrid Rüütel ütles meile, et issand, mis Leelu, et Leelu on setu rahvalaul, et kust te selle võtsite. Aga no eks me kõik suksed Stalini aegsed olime ja oli see Leelu nii kergesti võtta. Pärast seda siis panime nimeks Kihnumaa, nii et mul on raske arvestada seda, mis ajast see võis olla, aga no 50 aastat võib küll öelda. Läksin ja suurele mäele, seal nägin kena külakese, seal nägin kena külakese, madaliku majakese, madaliku majakese. Kui olete Kihnumaad teinud, siis kissi on need inimesed, kissi esinevad, et kas on ikka kihnlased või tellite väljast inimesed kohale? Ei, me oleme ikka ise ning me üldse ei kasutagi seda sõna esineme. Meie ei esine, ütleme siin Mõnul, me nimetame kohtumiseks, me laseme võõrastel koha laulda külalistel ja erinevaid laulame ise, kui on lätlased või sakslased või eestlased, et vastavalt sellele, mida nemad kaasa laulavad ning mõistavad. Ja siin on meitel nagu teemaks käsitöö ning räägime rohkem käsitööst, et seda sõna esinema me ei taha. Ja me alati tunneme huvi ka, kes meil külas on ja kellena nad töötavad, kus kohas, et see on rohkem kohtumine. Käppädega kuabitsema, käppädega kuabitsema, päkkädega paitama, päkkädega paitama, liisaga menda, vädesaga menda, liisaga menda, vädesaga menda. Et kui teie siin Mõnul rohkem Mõnulõtte, mitte ei esine, siis ju on kindlasti palju erinevasi rahvusi siin kohal ka. Et olete te kogu ka lugenud, kui palju külalisi, mitmest riigist teil külalisi siin on käyn ning mitmes keeles teie mõistate siis inimesi vasta võtta? Me ka räägime kõike 3 kohalikku keelt, aga meie ei lugen keegi kogu ei põle. Pigem võiks mõtelda, et kissi käyn ei põle. Et see on palju lihtsam, et isegi hiinlased ning jaapanlased ning korealased ning kõik on käyn. Aga et võib-olla Kesk-Afrikast ning sealt poolt ei pole siia keegi sattunud, aga Skandinaavia, need on kõik käinud. Nii et enamasti me räägime kas inglise, vene, soome või eesti või kihnu keeles. Mina hakkasin endelt küsima. Mina hakkasin endelt küsima, kus teie saite need tehtud teki, kus teie saite need tehtud teki, üles aetud oetad, üles aetud oetad. Kui palju teil inimesi siit läbi käinud on aastate jooksul? Meie ei tea, meie ei pole arvet pidanud. Oli aegu, kui meil oli 130 kohtumist suve jooksul ning siis koroona ajal oli vähem ja me oleme siin olnud juba 30 aastat. Kissi jõuab neid kogu lugeda, ei jõua, me pole arvet pidanud. Kaua seda veel edekohe teete? Kas on tuust eestvedaja kohe juba olemas või praegu seal veel jaksu on? Minul ikka jaksu küll, probleem on palju, Roosil on jaksu.
sellepärast, et Roosi on ju minust veel üle 10 aasta vanem ning kui tema on küll väga hea esineja, aga ühe korra saab jõud otsa ju. Et eks siis saab see mõnu siin otsa, aga meil ei ole mingit muret, sellepärast et kõik noored ju kohe tunnevad Kihnu käsitööd ning küll see kusagil muuseumi juures või mujal edekohe läheb, mingit muret ei pole. Miol ka nii kaua kui jalad all on, ikka vähe ennast kohale.